Ville mudelivalikus on üleüldse kokku 5 erinevat mudelit. Et meil siis siin praegu hetkel on siis kõige populaarsem 4. seeria 465 ja tema suurem vend 665. Ja veel on siis veel suurem mudel 865 ja 2 väiksemat. Et Ville 465 on siis kaalub kuskil 3,4 tonni, siis aga see masin juba see 665 ehk 6. seeria, see kaalub juba 6 tonni kanti ja on ka näha, et ta on kõvasti suurem, ta on 2,4 meetrit juba kõrge ja selline palju jõulisem masin. Suuresti muus on ta sarnane, lahendused on sarnased, et pigem ongi siin see suurus ja see masin on siis mõeldud juba pigem sellist mitte enam siis kõnniteede ja kergliiklusteede puhastamiseks, et see saab ka hakkama juba linnatänavatel ja siis suurematel platsidel ja objektidel siis lumepuhastusega ja muude töödega. Ja siin on ka näha, siis on samamoodi ees Momemeti libliksahk, mis on laiem kui siis 4. seerial. Lisaks on siin all väga korralik, parim talverehv üldse rasketehnikale, Nogiani rehvid, mis on lamellina töötavad. Ja peal siis on selline suur kolu, siin on 1000-liitrine puistur, mis siis on nii-öelda paiskpuistamisega ketaspuistur, mis puistab kuni 6 meetri laiuses siis puistematerjali. Ja kõik on loomulikult hydrauliliselt käitatav. Ja masinaid hooldada on ka äärmiselt lihtne, mootori kate on tahapoole välja tõmmatav ja saab täielikult mootori ilusti ligi ja nendele hoolduspunktidele siis ligi hästi. Siis siin on näha siis tagumine tõstesüsteem hästi, siis selle külge saab samamoodi panna erinevaid agregaate. Meil sellele masinale konkreetselt on mõeldud selline jäätera, nagu greidertera, mis siis kraabib jääd tee pealt. Ja samas on siin ka päris selline massiivne haakekonks, millega saab siis ka isegi mingisugust käru näiteks vedada või teist masinat välja tõmmata kuskilt libedast. Ja nagu ma ka enne mainisin, et Ville tehas siis Vilakone toodab ka väga palju lisaseadmeid enda masinatele. Ja siin on ka väike valik neid näha. Siin on meil siis lumekopp, 1900-liitrine. Siin on siis näha Ville tänavapühkimishari 600 mm diameetriga harjastega. Harjad on mõlemad pidi siis võimalik tööle panna. Siis on siin meil koguriga hari, kogu kopp on tal ees, mida saab siis kuskile kasti või konteinerisse tühjendada ja lisaks on veel 100-liitrine veepaak, ehk ei tolmutaks siis ülemäära palju tänavaid. Ja siin on näha siis pesuri siis mahuti osa, 1000-liitrine survepesuri mahuti osa ja siin on siis 1,40 m siis pesutüüside siis komplekt või otsik, pesuotsik, mis siis läheb masinale siis ette kinnitusse ja millega saab siis tänavad sellise arvestatava survega ka puhtamaks pesta.